Nad sõitmata jätta ja enamasti mets viiakse minema, marjad ka ei kasva, et noh. Mul on ka veel üks lisaküsimus seoses sellega, et kui seda raiet siin ei oleks nagu planeeritud läinud 10 aasta jooksul, kas siis üldsegi see teede ehitamine oleks plaanis või? Et ütleme, et me jätame selle KAH-ala siin täiesti raietud, puutumata nendest aegjaksetest ja lageraietest, kas siis oleks RMK-l üldsegi huvi hakata rahva jaoks seda teed parandama? Tee kavandamine algas aastal 2016, siis ei olnud sellest KAH-alast ega millestki veel lõhna. Selge see, et on näha ju seda metsa küpsemist, küpsemetsa kuhjumist, millest ka juttu oli 66% on juba ainuüksi selle KAH-ala peal seda küpset metsa. Ikkagi reaalselt seotud ikkagi metsa raiumisega. Tähendab, meiepoolne sisend on läinud, meiepoolne vajadus on läinud samamoodi sisse soovina, et see tee saaks korda ja parklate nii-öelda parkimisvõimalus ka lahendatud korrektselt, ehk siis see sama praegu mulde peal või liivapadi kunagine. See on mõistlik, et see parkla oleks sinna korra. Igaks üks ütlen siis ära, et tõenäoliselt tõesti, et seda teed suures osas on vaja selleks, et puitu vedada. No väga hea, see et milline tuleks tee siis, kui seda puitu ei veetaks, ilmselt tuleks natuke teisiti. Milline täpselt seda ei tea, eks aga see jutt, et liiga kapitaalne või, me ei ole nii rikkad, et me võime lubada endale mingit viletsat teed ja üle aasta, eks ju, kruusaauto lokk läheb jälle järgmise koorma, see on kuhugi ära kadunud, eks ju, eelmine. Inimesed surevad infarkti, sest Päästeamet ei jõua kohale. No. Teid ei ole, aga teil on. Noh, meil, see on meil, sõbrad, see on meil. Meil ei ole selle poolt, et metsa lõigatakse, me ei ole selles mõttes meie. See on meil ilmselt maailma. See ei ole väide, et marjulised ka kasutavad jah teed, selles mõttes see tee on kasutatav kõigil. Nii tugeva pinnasega teed vaja, nii laia. 4,5 meetrit ei ole väga lai. Olemasoleva teetrassi laiused, kuidas te olete seda mõõtnud, et mis ta praegu on? Ma räägin tee katendi või tee kehandi laius, pealt laius. Kui ta läheb 10 peale, siis... Trass. Jah, trass. Aga... Ma saan aru küll jah, et aga kuidas seda nagu trassi laiust praegu hindate, et mis ta on 6 või... No ja umbes nii, eks, et jah. No ma lihtsalt, et tajuda seda muutust, eks ole, et... Ei, ta läheb veidi läheb laiemaks tõepoolest. Ei, no seda on näha nendest puudest ka, mis on ära märgitud. Ja nühitud puid on ka, kes nüüd tagantjärgi neid nühkis, eks ju, metsasid väga palju tehtud ei ole. Väga vanu nühkimisjälgi on, et need ei ole, või mine tea ka. Eks siin sanitaaria on tehtud aastakümneid ja... Ma tahaks ka ühe küsimuse küsida. Te ütlesite väga hästi, et me pole nii rikkad, et teha teed jupikaupa, aga lihtsalt kas te saate ühe väikse võrdlusarvu tuua, et kui te selle metsasid ümberringi maha võtate ja vaatate seda teed, mida te teete, et palju siis sellest metsast tulev kasu ja selle tee hind, kuidagi saate nagu seda kujutust tekitada. Et mis see mets annab tulu ja mida see tee, et teete see 20 aastaks selle tee, eks ole, et kuidas see tasuvuse värk on? No rohkemaks ikka. Te saate natuke arve tuua, tähendab, et te teate umbes, mis see mets teile annab, eks ole, RMK-le siit ümberringi mingisuguse 10 või 20 aasta jooksul ja palju see tee maksab? Pohlametsa selline kaubalisus sai ka seal diskussioonis välja öeldud, et sellisest pohlamännikust 90% on palk ja peenpalk. Nii et see on tarbeline mets igati. Veidikene siis paberipuud. Nii et see on tulus mets ja tulus raia. Et me läbi puidu ikkagi kordades ju saame seda tulu tagasi kui see, mis me sellesse teesse paneme. Numbrid, et keeruline öelda, me ei ole vaadanud arvutanud praegu. See on umbes, ega ma ei... Loomulikult me saame tulu kordades rohkem, kui seda teisust. Kordades rohkem, 2 korda, 3 korda. Pärast filmitakse, pärast läheb see numbri kuskile elama, aga oma elu elama, ma ei tea, kas 2 või 3. Raske panna üldse paika, sest meie külastuskorraldusega ei saa üldse tulu, meie ainult kulutame. See tegevus, mis inimestele siin pakutakse, on puhtalt miinustegevus jälle. Et seda on juba raske niimoodi öelda, arvutada. Aga kõik teed läbivad tasuvusarvestuse ja... Iga juhul saame
ja see on, aga see on ju Ka turismi see tee on. infrastruktuuri osa, turism on ju meil tegelikult see väga tee on suur läbinud. osa majanduse SKP-st, et jah, aga meie nii-öelda see igaühe õigus ei ole tegelikult turism, ta on toetav ei, ma saan aru, jah, tegevus. võiks olla rohkem.